Meil on stuudios külas nüüd Margot Roose, kelle sulest on äsja ilmunud raamat Minu Amsterdam. Tere, Margot! Tere! Alustuseks ma tahaksin kiitust avaldada. Mõni minu sarja raamat on olnud selline väga autorikeskne ja mõnes raamatus on väljendanud minu meelest küll vaid see, et autor sellest riigist, kus ta elab, ei tea suurt mitte midagi ja ainult autori kitsas silmaring on raamatus välja paistnud, aga Minu Amsterdam, see on hoopis teistsugune raamat. Siit sain ma küll väga laia ja väga detailirikka ülevaate tänapäevasest Hollandi ühiskonnast ja hoiakutest ja tavadest, inimestest ja vaatamisväärsustest ja ka selline isiklik hoiak ja hinnangud, need olid täiesti olemas ja muidugi selline humoorikas lähenemine. Ma korduvalt puhkasingi naerma seda raamatut lugedes. Niisiis, kas sa oled selline hea tähelepanuvõimega uudishimulik inimene või sa tegid seda raamatut kirjutades sihipärast uurimistööd lausa? Ma arvan, et see tuli suht loomulikult, et ma olen väga uudishimulik, et see on tõesti tõsi ja on nagu ka millest kirjutada, et ma alustuseks nagu mõtlesin, kui ma seda raamatut hakkasin kirjutama, et Holland on nagu raske riik selles mõttes, et ei ole midagi eksootilist, et kui sa kirjutad Ladina-Ameerika riikidest või ka Araabia maadest, et seal on lihtsalt kõik nii teistmoodi, et on nagu lihtsam leida neid šokeerivaid asju või nii-öelda seda, mis nagu kohe paistab silma, et on väga teistmoodi. Et Hollandis, kui sa nagu lennukist maha astud, tundub kõik nagu Euroopa ikka. Et seal tuleb nagu natuke sügavamale minna, et üks asi, mis hollandlasi nagu tegelikult iseloomustab, ongi see, et nad nagu jätavad mulje, nagu nad oleks väga tavalised, normaalsed inimesed, kõik on puhas, korras, ilus, aga see pinnaalune on, ütleme, ikkagi huvitavam, kui esmapilgul paistab. Aga huvitav, miks ikkagi on nii, et me teame Hollandist nii vähe? Mulle tundub, et Eesti ajakirjanduses räägitakse palju rohkem ja me teame palju rohkem näiteks kas või Gruusiast või Jaapanist, kaugetest riikidest. Miks me Hollandist vähe teame? See on uskumatu tõesti, sest nagu ma ise ka raamatu alguses ütlen, ei teadnud ma praktiliselt mitte midagi, mis on väga piinlik fakt, aga nii see oli. Ja kui vaadata, mis Hollandis on olemas, et see on nii väga Eesti moodi tegelikult, et see on uskumatu, et me ei tea tegelikult, et ka näiteks lastekirjandus, kõik need Viplala lood ja ütleme, need Annie Schmidti raamatud, mis võiks olla täiesti samal tasemel kui Lindgreni raamatud tegelikult, et kultuur on väga sarnane, inimesed mõtlevad sarnaselt, õppida oleks palju, ma arvan, et loodame, et saab selle vea parandada. Astrid Lindgren, kui öelda, kõigile kohe meenub, et ahaa, Rootsi, aga kui öelda Viplala lood, ma arvan, et raadiokuulajad lapsepõlves ikka on neid lugenud, aga vist ei kipu meenuma, et Holland? Jah, no just nimelt, et minule tuli ka see ühenduskoht nagu hiljem ja Annie Schmidtil on tegelikult veel väga palju häid lasteraamatuid, aga neid paraku, ma arvan, ei ole isegi avaldatud siin võib-olla. Raamatut lugedes selgub, et Holland on väga kirev, aga samas väga tolerantne ühiskond. Ühes sõpruskonnas võivad sõbralikult kokku saada nii üksikud kui ka pereinimesed, heterod ja homod, valged ja tumedanahalised, ateistid ja moslemid. Selline mulje igatahes sinu raamatust jäi. Või sa lihtsalt kirjutasid selle raamatu või peatükid sellisena, et kuidagi muljet tekitada või tõepoolest ongi sellised väga laiad sõpruskonnad seal? Ma arvan, et ongi sellised ja see on ka rohkem tegelikult Amsterdamile iseloomulik, sest ülejäänud Holland on ikkagi väga palju traditsioonilisem. Ma olen ka rääkinud inimestega, eestlastega, kes elavad mujal Hollandis ja nende kogemus on teistsugune. Et ma arvan, et Amsterdam on nagu unikaalne selle poolest, et seal on tõesti rohkem seda tolerantsust ja see ka tõmbab neid tolerantsust otsivaid inimesi sinna, kellel on vaja seda tolerantsust, sest et kui homod ja teistest rahvustest inimesed oma kodumaal saavad kiusamise osaliseks, siis Amsterdamis võetakse nad vastu ja neil on samad võimalused nagu kõigil teistel, et neil on palju lihtsam elada seal. Aga kuidas ikkagi saab võimalik olla, et Hollandit iseloomustab ühelt poolt nii selline korratu hipielu, minna laskmine, kui ka äärmuslik korraarmastus ja raske töö rügamine? Jah, need vastuolud on seal tõesti väga selgelt nähtavad
ja ma usun, et see tuleb ka ajaloost, et hollandlased olid ju esimesed, kes läksid kaubareisidele, läksid teisi maid anastama ja on alati nagu otsinud seda teistsugust ja uut ja kasulikku tihtipeale ka neile endile ja sellega koju toonud, et ma arvan, et see on juba sajandeid selle riigi omapära, et nad ei pelga tagasi millegi uue ees ja nad toovad oma laevadel selle karra ja maitseained koju ja siis vaatavad, mis edasi saab. Aga samas on ka kindlasti paljusid hollandlasi, keda see häirib, kes ei ole nagu rahul selle vabameelsuse vohamisega nii-öelda, et nagu ma ka kirjutasin, on need Piiblivöö külad, et seal on ka 100 000 inimesed, kes elavad täiesti nagu sajandeid tagasi elu, et neil ei ole televiisoreid, neil ei ole interneti kodus ja poed ei tohi lahti olla pühapäeviti ja nii edasi. Kas lihtsalt huvi pärast läksid neid äärmuslikke usuhulle külastama või sa mõtlesid, ma kirjutan raamatut, ma pean nüüd selle külje ka Hollandist Eesti lugejateni tooma? Ma arvan, et see oli kombinatsioon, aga üldiselt ma olen üritanud ikkagi vaadata erinevaid igal pool võimalikult palju näha ja kuna mul oli ka tuttavaid, kes on seal üles kasvanud, ütleme näiteks, ja nendega rääkides, kuidas nemad on muutunud sealt välja tulles ja kui palju neid on mõjutanud see nende lapsepõlv, et see ütleme, on väga huvitav teema, et see üleskasvamine Piiblikülas võrreldes Amsterdami eluga ja siis see sulandumine näiteks sinna vabameelsesse ühiskonda uuesti ja kuidas on võimalik nagu säilitada selline ühiskond, et see on, ütleme, nagu suured paksud seinad on ikkagi vahel nendel küladel ja muul maailmal. Ja et inimesed nagu vabatahtlikult ikkagi jäävad sinna elama, ka lapsed, kes kasvavad üles ja loovad oma perega sinna ilma, et nad välja kipuksid sealt, et see on nagu omaette fenomen tegelikult. Samas Hollandis on väga palju nähtusi, mida Eestis peetakse praegu vastuvõetamatuks. Seal on legaliseeritud kerged narkootikumid, seal on lubatud prostitutsioon, lugesin raamatust seni teadmatut fakti minu jaoks, et seal on ka riiklikud halastusseksitöötajad, keda saadetakse näiteks invaliidide juurde, kes ise ei saa prostituudi juurde minna või kes ei saa leida endale kaaslast puude tõttu. Lootusetutele haigetele, nendele on lubatud eutanaasia, samasoolised saavad abielluda. Pikk nimekiri, mis Eestis on nii moraalselt taunitud kui ka seadusega keelatud, aga kuidas Hollandis selle kõigeni on jõutud? No ma arvan, et seal on lihtsalt järjest nagu püütud inimeste elu paremaks teha, et see on nagu järk-järgult tulnud, et kui teatud vajadused on rahuldatud, siis võetakse juba see järgmine tase ja nii edasi, et ma kujutan ette, et see ei ole veel lõppenud, see areng, et aeg-ajalt käib ajakirjandusest läbi nagu uusi plaane üle päeva ja tihtipeale tekitab see väga suure poleemika ajakirjanduses ja siis jälle vaibub maha ja mõni idee vaibubki maha ja mõnest siis saab asja pakkuda seda halastusseksi, et see oli nagu, see on, ma arvan, viimase 5 aasta teema olnud ja see on ka nüüd olemas täiesti selline asi. Kõigil peab olema võimalik ikkagi saada kõike, mis nende elu nagu inimväärseks teeb põhimõtteliselt. Aga samas jälle mõnes valdkonnas tundub mulle, et Holland on justkui tagurlikum kui Eesti. Lugesin raamatust, et näiteks emad saavad lastega väga vähe kodus olla. Meie emad siin Eestis elavad sellega võrreldes lausa väga luksuslikku elu riigi kulul. Absoluutselt, ja kui ma sellest räägin ka kuskil, et kui kaua Eestis kodus saab olla, siis lüüakse käsi kokku ja keegi ei suuda uskuda, et kuidas see tõesti võimalik on ja kus need rahad tulevad ja nii edasi. Ja Hollandis ongi see, et on otsustatud, et nagu ma kuskil ka mainisin, et rahvaarv on väga suur, et seal ei ole mingi prioriteet neid inimesi juurde tekitada, et pigem on see, et oleks kontrollitud, et inimestel on 1-2 last, kes ei soovi üldse, nemad olgu siis ilma, et nemad nagu siis elavad ennast teistmoodi välja või teevad midagi muud selle ajaga, mis neil üle jääb, ütleme, majanduse või riigi heaks või ühiskonna heaks. Ja see laste teema on teistmoodi seal, et see on hästi loomulik ja keegi ei jää koju, ütleme, inimesed on tööl kuni 2 nädalat enne sünnitust on nad veel tööl, siis tihtipeale toimub sünnitus kodus, tuleb ämmaemand koju. Ja tööle minnakse jälle? 16 nädalat on kokku enne ja pärast. Et kui sa tahad nagu enne kodus kauem olla, siis jälle pärast nagu ei saa nii palju.
mind liigutas raamatus väga koht, kus sa kirjeldasid, kuidas sul tekkis Hollandis igatsus metsa järele. Sa palusid ennast metsa viia ja kui sa metsa jõudsid, lõppes sellega, et sa hakkasid nutma. Kirjelda raadiokuulajatele ka palun lühidalt, miks sa hakkasid Hollandi metsas nutma? Metsa seal ei ole, ütleme nii tegelikult. Milline see mets siis oli? Ja mets, kuhu mind siis viidi suure hädaga oli, see on Amsterdami mets, on selle nimigi, ja see on üks peale teist maailmasõda rajatud park, kus on põhimõtteliselt istutatud puud, nad on kõik ilusti reas, et puud on olemas, igal pool seal vahel on asfaltteed siltidega, kuhu jääb ma ei tea, miniloomaed, kuhu jääb kohvik, kuhu jääb tualettruum, ja see mets on põhimõtteliselt siis täis neid teisi metsahuvilisi, kellel on ka vaja loodusesse minna ilmselt regulaarselt, et seal on perekonnad, seal on grupid inimesi, koerajalutajad, jooksjad, ja ütleme, seal ei ole hetkegi rahu, et see on nagu, ma ei tea, tipptunnil bussis, ütleme, olek. Et on ka rahulikumaid hetki, ma kujutan ette, et kui sinna kell 5 hommikul minna, et siis ilmselt on ta tühjem. Ja metsa ümber on siis aed, selline metallist aed ja ees on parkla, kuhu saab ilusti auto jätta, et see on rohkem pargi moodi, ütleme, aga suur park, et iseenesest kedal midagi viga ei ole, aga mulle nagu see ei olnud seda vabadust ja seda Eesti metsatunnet, kus sa oled omaette ja loodusega ja võid metsa lõhna sisse tõmmata ja rahulikult kuskil kuuse all istuda, et seda tunnet seal ei teki. Nii et Hollandis on palju seda, mida me kadestame ja mida me võib-olla tahaksime, aga seal on ka palju seda, mida me ei kadesta ja mida me ei tahaks. Lõpetuseks aga räägi äkki, mis teemad Hollandis praegu üldse õhus on? Millest inimesed räägivad, millest mõtlevad, millest lehed kirjutavad? Suvi on tulemas, puhkuse teemad on õhus, et Hollandi pere ikka käib korralikult puhkamas kas Prantsusmaal või Hispaanias, et vähemalt ikka 2-3 nädalat kohe kindlasti, et see on praegu nagu põhiteema, et kuhu puhkusele minna, et Hispaania või Portugal ja muidugi koolivaheaeg on ka, ütleme, teisiti jaotatud, et on aastas mitu pikemat vaheaega ja siis suvine vaheaeg on nagu tunduvalt lühem. Mis veel on, ütleme, poliitikas on loomulikult Hollandi üks väga eriline külg on see, et on palju tolerantsust, on võimul kristlikud demokraadid koos äärmuslasest Geert Wildersiga, kes nagu ütleb, et kaltsupead peaksid kaduma ja sellised väga konkreetsed väited, et see oli täielik šokk, et selline partei sai valitud ja juba teist korda parlamenti ja aina rohkem nagu hääli, et see on jälle see, et nagu ma ütlen, et Holland on ajast ees paljuski, et see tolerantsus tuli sinna suure lainena ja palju varem kui mujale ja nüüd tundub, et see nagu konservatiivsus on jälle teed tagasi leidnud, et kes teab, kuhu see tulevik viib, et praegu võib-olla on Holland nagu võtmas suunda nagu vastupidises suunas, et äärmuslane on partei ka parlamendis. Et see poliitiline elu on väga kummalisi käike võtnud viimasel ajal. Ja loomade eest võitlev partei on, ütleme, midagi, mis on võib-olla ka uut, et loomaõiguste eest. Et inimesed otsivad nagu järgmisi uusi asju, et mida teha edasi, et nüüd on kõik juba narkootikumid on legaalsed ja prostitutsioon ka, et mis me nüüd teeme, et siis on uued ideed ikka. Suur tänu, stuudios oli külas Margot Roose, värskelt trükipresside vahelt tulnud raamat